Tere kõikidele, Ajuloputus ja ava oma silmad podcasti vaatajatele ja kuulajatele. Meie siis otsustasime sellel hooajal teha natuke koostööd. Ühendasime jõud, ühendasime oma podcastid, et sünniks midagi veel imelisemat ja võimsamat kahekesi. Räägi natukene, mis see meie podcasti siis see point ja mõte ja idee on? Jaa, mulle hakkamas ju avama silmad 4. hooaeg, eks ole. Ja siis ma mõtlesin ka, et et mis seal ikka, et ma ilmselt enam stuudiosse ei lähe, et ma hakkan ju üksinda tegema, et ma seekord ei võta külalisi, eriti vähemalt mitte, võib-olla, kes teab, võib-olla tuleb. Ja tegelikult mõte oligi selles, et hakata ikkagi keskenduma raamatule. Et kuna ma olen selle raamatu nüüd kirjutanud valmis, eks ole, ta on juba väga paljude lugejateni jõudnud, siis tegelikult olen ma siin võtnud lahti hästi palju teemasid, aga lühidalt. Sest kui ma kõik teemad võtaksin siin lahti nagu pikalt, siis saaks ilmselt 1000 lehekülge on ju, ja täna inimesed ei jõua seda 400 vist lugeda. Ja mõte ongi siis hakata võtma tegelikult algusest peale lahti siin raamatus olevaid teemasid nagu pikemalt ja sügavamalt. Ja siis ma mõtlesin ka, et ikkagi palju toredam on teha koostööd ja koos, mitte rääkida üksinda vaadates kaamerasse. Ja kuna need teemad, mida sina ka väga palju räägid, hästi haakuvad, siis ma mõtlesin, et minust oleks väga äge, et kui me tegelikult teeksime seda koos. Ja ma ütlen sulle kohe, et kui mina oma seda teemat alustasin, ma mõtlesin väga pikalt, nagu mis ma panen oma selle projekti nagu nimeks. Praegu siis ta on Ajuloputus, aga mul oli kohe alguses nagu ava oma silmad, sest et see sinu raamat nagu oli mind avanud, aga see on ju nagu Katrini teema, et ma ei saa sama nagu nime panna endale, aga nüüd vaata saatus tõid ikkagi kokku, et saame samas pealkirjas olla. Jaa, ikka, et see ava oma silmad on ikkagi ju see teema, mida ka sinu podcastid tegelikult avavad. Täpselt, just. Aga lähmegi kohe esimese teema juurde, mis ka raamatus meil seal tugevalt väljas on, et mis teema ikkagi nende hingetute inimestega on, kui saab üldse inimene öelda? Jah, kuidas neid nimeliselt liigitada, et mina olen raamatus neid nimetatud kloonideks, eks ole, klooniversum, et tegelikult neid kutsutatakse ka siis ikkagi adamiitideks, sest et nad on Aadama ja Eeva lapsed, ehk siis adamiidid. Ja täna ka võib-olla tõesti, et räägime natukene detailsemalt lahti, kes see kloon on ja mida siis tähendab hingeldu versus hingeline, võib-olla just nagu selles mõttes, et mida ta endas kannab, kes ta on ja kuidas ta toimib, et inimesed võib-olla saaksid aru. Et hingetu, eks ole, on siis loodud, põhimõtteliselt on ta loodud ainult siukse nagu füüsilise aspekti peal, tal ei ole, tal puudub energeetiline aspekt, kui nii võib öelda. Või ütleme, et energias on tal olemas ainult teatud aspekt. Ma mõtlesin seda kõige parem võib-olla seletada oleks seda äkki läbi elektri. Et elektril on olemas pluss ja miinus ja maandus, me teame seda kõik, eks ole. Ja meie jaoks, meie süsteemis, meie elekter on meie närvisüsteem, on ju, sealt jookseb justkui nagu see energia, on ju. Ja hingetutel on siis, kui meil on, ütleme siis, meil on tegelikult siis 2 aspekti, on siis mees ja naisenergia nagu vasakul paremal ja mees ja naisenergia üleval ja all, eks ole. Siis hingetutel on ju alles ainult meesenergia, on ju. Ehk neil seda selles mõttes naisenergia aspekt neil täielikult puudub, et kui me vaatame siis nagu elektri koha pealt on ju, siis oleks nagu niimoodi, et tegelikult neil oleks nagu ainult pluss, aga miinust ja maandust ei ole. Mis juhtub siis Angela, kui elektril ei ole miinust ja maandust? No ei ole midagi, ei ole elektrit. Tegelikult on ülepinge, lühis, vaata pidev pinge, kui on ainult nagu, ütleme energias, siis võime ka võtta yin ja yang, on ju, siis on ainult, sul on kogu aeg nagu pinge sees, on ju, ja ei toimi, Ja mõtle siis nii, et sul on nagu tuli, aga sellele tulele ei ole nagu, vett ei ole millega seda kustutada, et kujutad, et sul on mingi looduses mingi hull tulekahju, on ju. Ja siis tulekahju ainult läheb, see kogu käib, läheb edasi, mitte midagi, kuskilt vett vastu ei tule, on ju, kuskilt mingit maandust ei ole mingit, isegi mulda peale visata, mitte midagi pole teha. Et see lihtsalt see tuli on ja siis lõõmab ja lahmab ja kogu aeg paneb edasi, on ju. Ja siis, kui sa vaatad seda hingetu maailma, nagu, mis nad siia loonud on ju, kas sul on õrna aimu, kui palju sõdasid või relvastatud konflikte on maailmas praegusel hetkel? Üle 100. Üle 100 relvastatud konflikti on kogu maailmas praegu pidevalt, on ju. Ja need on ainult hingetud seal kõik, jah? No selles mõttes, et hingetud aspekt on see, mis tekitab, on ju, sõdasid, sest kui sa vaatad sõdas... Kas hingeline inimene üldse nagu läheb kaasa sellega? No hingeline inimene selles mõttes läheb kaasa kaitsmisega.
on ju, ühel hetkel räägime sügavamalt Ukraina-Venemaa sõjast ja üldse Venemaast kõigest selles episoodis mitte. Aga no mis sa teed, kui keegi tuleb sind ründama? Kaitsed ikka. Ja, et sa ei saa ju selles mõttes jääda istuma, et siis ongi see, et kui see tuli tuleb, on ju, et sul oleks seda vett vaja, mida sinna peale visata, on ju. Või noh, kui sul tuleb tulekahju, et sa näed, et metsa tulekahju tuleb, mis sa teed, on ju. No üks variant on ära joosta, eks ju, aga teine variant on hakata seda kustutama. Aga see võib-olla kirjeldab nagu selles mõttes hingetud olendid kõige paremini, on ju, et seal on nagu pidev, lõõmav tuli, mille puudub maandus ja millega pole midagi kustutada. Et kujuta ette, no siis nüüd paneme nüüd selle inimese, või noh, nagu ütleme siis kellegi vormi, kellel on keha, kes on sündinud, tal on teadvus ka, eks ole, no meesaspektid on tal teadvuses, nii. Keha on ka olemas. Et kujuta ette, kui su sees on nagu siis, sinu närvisüsteemis on ainult võitleja-põgene aktiivne. On ju, et kui me toome selle närvisüsteemi tasandile, see on ka võitleja-põgene ja puhkelõdvestu. Mõtle, nendel puhkelõdvestut ei ole. Pole maandust, pole naisenergiat, on ju. Ehk siis neil on pidev, noh, nagu hirm, on ju, pidev võitleja-põgene, pidev nagu kogu aeg drive, noh, et sa ei saa nagu kunagi seisma jääda. Ja ainuke hetk, kus nemad saavad siis ennast korraks maandada, ütleme siis nii, eks ole, on see, kui see on mingisugune spetsiifiline tegevus selles hetkes, et kuidas ennast maandatakse, näiteks ongi, ma ei tea, vaatan, scrollin midagi, on ju, vaatan mingit ekraani, söön suhkrut, ma ei tea, seksin, on ju, ma ei tea, ejakuleerivad mehed, on ju, aga see kestab ainult selle hetke, vaata see maandus. Ja siis, nii kui see üle läheb, on ju, siis on jälle. Ja nad on kogu aeg saad aru selles drive'is, on ju, et sa kujuta ise ette, kui sa oled nagu, selles mõttes täna on ju paljud inimesed ka selles seisundis. Meie närvisüsteem on nii ära lõhutud, on ju, et meil on nii-öelda igavesti aktiveeritud see võitleja-põgene, on ju. Sest me tuleme nagu nii suurest, oleme hästi palju hirmus või valus või ükskõik milles elanud. Ja see on siis selle hingelise inimese, temal ongi see loomulik olek. Okei, meil on see, et kui me endaga tööd teeme, meil on võimalik seine pool tagasi saada, on ju. See on meis kuskil olemas, see on üles äratada. Aga seal seda ei ole. Ei olegi. Ja kui sa nüüd vaatad neid, eks ju, kogu hingetu maailm on hästi palju üles ehitatud vaata välise peale. Et hingetud mehed ja naised on hästi ilusad välised, nagu, selles mõttes see, mida on tehtud täna klassikaliseks iluks, tegelikult see ei ole, on ju. Aga vaata, kuna hinge ei ole sees, tühjus on, siis see tähendab seda, et kuidas ma seda kompenseerin. Sest, iseloomult hingetu, ta ei saa väga tore olla, mõistad, on ju? Ja. Eks kui ta on nagu, ta on kogu aeg, ta on tuline, on ju, ta on kergelt ärrituv, on ju. Ainult mees energia. Jah, ta on ülbe, on ju, ta on kontrolliv, on ju, tal on kõik need aspektid, eks ole. Kui sa vaatad sellist inimest, on ju, ta on kole ka veel, on ju, ma ei tea, mida iganes, mis sa teed taga, eks ju. Aga kui sa nüüd annad talle välis hästi tugeva siukse ilufooni, siis raha on ka kõik sinna suunatud. Või ma ei saa öelda kõik, inimestel on ka raha. Aga ikkagi suur osa rahast on ju läinud, vaatan hingeliste maailmas, hingetute maailmas, eks ole. Ja kui sa nüüd võtadki selle mehe või naise, on ju, siis ta on väliselt nagu siukseks nukuks tehtud, on ju, mis siis meie süsteemis, mida ta siis teeb meie süsteemiga, eks ju. Et kui sa läbi silmad ainult vaatad, proovin siia ka eristada seda, et inimene peaks tunnetama läbi nagu südame ja kõhutunde intuitsiooni, jah? Nagu teist inimest. Aga seda sa saad teha ainult siis, kui su hingeenergia on nagu paigas või aktiivne. Kui sa oled ka ära lõhutud ja hingeenergia ei ole paigas, siis sa samamoodi hakkad vaatama ainult nagu läbi silmada ja sul see, nagu see intuitsiooni osa on kadunud. Ja kuna me oleme hästi palju ära lõhutud, on ju, siis meie samamoodi hindame tihti välimuse järgi, et see on ilus mees, on, et ta on pikk ja lihastes ja kloonid on ka suurte peenistega, on ju, mis naistele väga meeldib, on ju. Et kõik on ehitatud välise peale, siis tal on palju raha, on ju, aga tegelikult inimesena kooselu temaga nii edasi, et kloon või siis hingetu, kuna tal endal puudub naisaspekt, siis ta ei austa naist. Ta ei saa austada ei naist, ei ema. Kõik, mis on naisega seotud, kõik, mis on üldse armastus, kõik see, tal ei ole seda, ta ei saagi seda austada. On ju, see tähendab seda, et elu temaga ei saa olla rõõmus. Aga kuna, et meesenergia äärmus, eks ju, sellest me hakkame täna rohkem rääkima, meesenergia äärmus või mehevari, ütleme siis nii, jah, mehevari on saatan. Naisevari on prostituut. Ja kui mees muutub saatanaks, siis mees teeb naise prostituudiks.
on ju. Isegi kui ta on hingeline? Jaa, sest et kui ta on hingeline, aga ta on ära traumatiseeritud või katki tehtud, noh, mis on sellel hingetul aspektil hirm, on ju. Ehk siis, kui mina olen mees, ma ennast ära tervendanud ei ole, on ju, siis mul on hirm, et sa lähed murest ära või et sa ei armasta mind, noh, mis iganes, on ju. Ja siis ma teen sust ikkagi prostituud ja ma hakkan sind manipuleerima, ma hakkan sind halvasti kohtlema, on ju, võib-olla rahadega või noh, millega iganes, eks ole. Aga naine pannakse sellesse kohta, kus naine ei ole austatud. Naine ei ole hoitud, eks ju, või naine on kontrollitud. Siin tuleb ka see nartsissismi teema sisse. Absoluutselt, sellest ma võime täitsa täna ka veel rääkida, on ju. Ja põhimõtteliselt, noh, saatan ongi nartsissist, kes suudab tajuda ainult ise ennast, sest vaata hingeline olek annab selle võimaluse, et sa tajud teisi, et see empaatia või kaastunne, millest me räägime. Aga kui me nüüd võtame seda, et sul hinge ei ole, siis sul puudub võime teist tajuda. Nii et, null empaatiat. Ja nartsissism, eks ole, ongi ju tegelikult sellest aspektist tulenev. On ju, et kui mul hinge ei ole, siis mul puudub võime, noh, mul ei ole tunnete tasandit ei ole. Aga kas hingelised inimesed saavad ka siis nartsissistid olla? Või see on pigem ainult see hingetute teema? Ei, saavad ikka. Et ma küll tegin siin viimane podcast oli ka Avaamal silmad oli nartsissismist, me rääkisime. Mul oli külas Indres Virsaar ja Indres ütles, et nartsissistiks sünnitakse ja sünnitakse ehk siis hingetud. Aga kõige suurem aspekt ikkagi tänases maailmas, kuidas nartsissistiks kujutnetakse, on ikkagi see, kui tänu lapsepõlve traumadele. Et üks selline juudist Ameerika psühholoog Leonard Chengold on kirjutanud sellest terve raamatu. Selle nimi on Soul Murder, hingemõrv. Ja tema räägib siis, et raamatut on raske lugeda, mul on see raamat olemas, on ju, aga tema räägib nendest hästi sügavatest traumadest, et kuidas nagu inimesti kasvatatakse, millistes aspektides ja seal on 6 erinevat punkti, kuidas siis tapetakse ära lapse sees see, mis on kõik nagu hingele omane. On ju, ja läbi selle siis kujuneb nartsissist. Nii et ei saa öelda, et ainult sünnivad, kuigi sünnivad, aga siis peab olema kujunevad. Ja kui sünnib, siis see tähendab seda, et keegi peab olema hingeta, eks. Ja kui üks on hingeline, siis on ikkagi see hübriid, vaata, nagu ma raamatus kirjutan, et siis on ikkagi see hingeline aspekt olemas, mis tähendab, et sellel inimesel on potentsiaal nii-öelda. Aga kas sa arvad, et see on nagu väga eriline, kui tänapäeval meil siis hingeline ja hingeline saavad ühiselt lapse? Väga eriline, sest et vaata, hingelisel inimesel on üldse nii, et hingelisel inimesel ongi see oma vaata kaaslane. Noh, nagu palju räägitakse, ma ei tea, nimetatakse kaksikleikideks, hingesugulasteks, ärme anna nimesid väga, sest et paljud need väljendid on hästi ära rikutud. Aga hingeline inimesel tõepoolest tuleb oma kaaslasega ikkagi maa peale. See on see, nimetatakse hieros kaamos partner, on ju. Hieros kaamos on püha abielu. See on see tegelikult sisemiste energiate abielu, kus siis see teine partner täiuslikult äratab üles selle sinu energia. Ja meil jookseb, eks ole, nagu ma ütlesin, 4 energiat peavad kokku saama, et noh, nagu mul selles ripat siis on, et 4 energiat, eks ole, nii vasak parem kui üle pealt alt, on ju. Ja siis need partnerid täiuslikult koos avavad siis selle tasandi ja siis nendel on see püha abielu. See hingeline tunneb selle ju ära. Ja see ei ole need lihplikad kõhus ja see, et sa oled kogu aeg ärevuses ja selline suhe toob rahu. Et sellise inimesega sa lähed kokku ja sa hakkad tundma rahu. Et sul ei ole enam seda, et nagu see on vastupidi, et see on see on hea näide, et täpselt, et sul on kaaslane ja ta läheb kuskile näiteks, ütleme välja, siis sa ei muretse mitte sellepärast, et kas ta petab mind, vaid sa muretsed sellepärast, et kas tal on kõik korras, et ta nagu oleks mitte ohus, on ju, et nagu need 2 eri asja, et sa muretsed nagu teiste asjade pärast. Jaa, et ma ütlen, et seal suhtes tulevad välja hoopis teised aspektid, aga seal on see oluline, et need 2 inimest ära suudavad viia teineteise täispotentsiaali. On ju? Ja seda nagu Maatrix hoiab hästi, et need inimesed omavahel kokku ei saaks. Või ma märkan paaridel seda, et need inimesed saavad kokku, aga mõlemad nii katki. Et siis neil läheb omavahel andmiseks. Ja, et aga seda on. Noh, ja kui mina täna paaridega tööd teen, siis ma üritangi need omavahel kokku tagasi tuua, on ju. Et võtame need maatriksi maskid maha, on ju. Et noh, tegelikult me ei ole teineteise vastased, on ju. Et tegelikult on maatrikse, kes
kogu aeg sisse sõidab igal pool. ei ole sina ja mina, vaid on meie. Ja on see vastu, on ju. Ja et selles mõttes nartsissism tuleb jah sealt. Aga jah, et kui naine tehakse, eks ole, prostituudiks ja mees on saatan, eks ole, see ongi maatriksi ilming siis nii-öelda, et naine on siis oma varjus, ja mees on oma varjus, ehk siis põhimõtteliselt valgust nagu meil ei ole, on ju. Ja nüüd hingeliste maailmas on ju, hingeliste ja hingetute maailmas, eks ole, et kõik ongi üles ehitatud täna hingetute maailma peale, hästi palju välise visuaali peale. Naised on hästi ära lõhutud, nad jooksevadki pigem raha ja siis selle välimus ja selle peale, sest kuidagi pannakse ka, et see, milline mees sul on, et see on siis nagu et selline see tasa siis oled väärt, eks ju. Aga paljud ei märka seda, et mis seal kodus nagu taga toimub. On ju? Et okei, sul on see mingi ilus pikk ja ma ei tea, suure peenisega mees, kes sõidab võib-olla Lamborghiniga, on ju. Aga mis kodus toimub? Ei toimugi midagi. Jah, kuidas sind kohtleb, on ju. Võib-olla ta petab sind, võib-olla ta peksab sind. Ma ei tea, mis iganes, eks ju. Ja hingelised mehed on kõrvale lükatud. Neil ei ole raha nii palju tihti, raha ei voola võib-olla sinna, eks ole. Siia teemasse korra ma segan vahele. Üks tuttav rääkis nagu ka oma kogemusest, et tead, kui ma olin kõige õnnetumas suhtes, siis ma ainult postitasin oma sotsiaalmeediasse, kuidas meil oli, käisime kuskil väljas ja autod ja ehted ja värgid-särgid, et kõik fa. Ja siis, kui on õnnelik suhe, ei postita midagi. Just. On ja, et see, kui on nagu kodus kõik halvasti, siis näidataksegi välja, et me käisime restoranis lahe, aga tegelikult ei ole, on ja. Ja samas, kui nagu tegelikult on kõik hästi, siis sul ei ole vajadust teistele nagu näidata, on ja, sest sul on kõik hästi. Miks sa peaksid seda? See postitamine on ärevuse maandamine, vaata tegelikult. Mina näiteks, ma vihkan nagu selles mõttes mingid stories'id teha ja ma oma elust postitada üliarva ja vahel nagu teen, on ja. Mulle ei meeldi see üldse. Ja osad inimesed, ma vaatan, nad teevad igat asja kogu aeg, aga see on ka mingis aspektis ärevuse maandamine. Ja mingid traumad, ja. Ja, et selles mõttes ei ole nagu, ja ongi, ja siis ja hingelisele mehele, hingelised inimesed tegelikult nagu algselt, on ju, ei ole olnud üldse nagu, selles mõttes sellise iluga. Hingelisele inimesele annab ilu hing. See hing paneb ta särama, kuidas ta on, milline ta oma iseloomult on, vaata kõik see. Vaata on vahel ka mõni naine, ta võib isegi olla nagu siuke korpulentsem või mis iganes on ju. Aga ta on kuidagi äge oma olemuselt, eks? Ja mehed jooksevad järgi nagu, ma ei tea, mis see on. Ja siis need ilusad on ja hingetuud vaatavad nagu... Ja, täpselt, on ju. Et osad naised ennast lõikavad ja teevad ennast, ma ei tea, nagu milliseks, et see on see ilu ideaal. Aga kui seal sees on tühi, on ju. Väline ei aita, on ju. Ja, et see väline ei aita, kuigi ka nagu mehed ju ka, aga siis ka mehed jooksevad ju selle hingetu. Ka mehed jooksevad vaata nende hingetute naiste ilu peale. See on samamoodi tehtud. Ja siis ma näen väga tihti, kuidas ongi kokku pandud hingetu naine ja hingeline mees ja vastupidi, on ju. Ja siis ma vaatan ka, et need hingetud naised on ju, nad lihtsalt ma ei oska, kuidas need mehi kohtlevad, on ju, selle otsas mõttes lüpsavad need igat pidi tühjaks, on ju. Need mehed on seal jumala õnnetud, need jumala toredad head mehed. Ja nad ei tule sealt välja, eks. Aga miks nad ei tule? Eks siin on hästi palju aspekte, eks siin on jälle trauma aspekt, on ju. Teine asi see, et väga hingetud on ikkagi nartsissistid, see on selge, on ju, ka sealt nartsissistlikus suhtes on tihti väga raske välja tulla, on ju. Seal on omad sõltuvused. Aga eeldatavasti on ka ikkagi see, et lapsepõlves on, meie armastuse programm on see, kuidas meid lapsepõlves on koheldud. See on nagu täiesti selge. Ja kui sind on lapsepõlves vanemate poolt nagu vägivaldselt koheldud, siis sina saad aru, et see ongi armastuse programm. Ja sa lähed suhtesse, otsid samasuguse. Sest seal muud variante ei ole, eks ju. Nii et jah, et selles mõttes. Ja siis ja kui me vaatame nüüd seda hingetut veel, et hingetul on hästi oluline aspekt see, et tema sees on tühjus. Et kui hing annab sulle nagu seal täisolemise tunde, see rõõmu ja rahu, et nagu ma ütlesin, vaatan, siis hingetu sees on tühjus, igavene pidev tühjus. See tähendab seda, et ta peab kogu aeg otsima midagi, mis teda täidaks. On see toit, on see teine inimene, on see tegevus, on need autod, on need korterid, on need majad. Seda me näemegi ju valdavalt. On ju, et kõik see raha aetakse hingetute kätte, neil võib seda raha olla lõputult, aga nad ei saa kunagi täis. Neil on 100 korterid, neil on, ma ei tea, 10 autot, on ju 100 maja, 100 teist, 3 ja nad on lõputud tarbijad. Ja see ainult käib kogu aeg, on ju. Ja siis kurnatakse ära tegelikult nagu kõik ressursid. Meil on Tallinnas täna vist, ma saan aru, igal hetkel umbes 2400 tühja korterit, müümata korterit. Ja kogu aeg ehitatakse juurde. Ma olen ka mõelnud sellele. Kohe, kui näen kuskil jälle mingi uus arendus, kellele nad ehitavad?
Kellel nad ehitavad? Nüüd tulevad jälle Kalamai ja ma juba kuulsin vist on, et Indrikus ja need on ju evitavad vist jälle juurde, ma ei tea, kui palju seal on ju. Ma lihtsalt kuulen ja mõtlen, vaatan neid kaubanduspindasid ja neid office maju. Peale koroonat esiteks kõik olisid kodukontorisse, on ju. Lisaks inimeste maksuvõimekus on langenud kõvasti, on ju, ostuvõimekus on langenud, on ju. Kellele neid ehitatakse? Ütle mulle, kellele? Noh. Et sinu aknast on siin hästi huvitav, me ei saa muidugi seda näidata kahjuks vaatajatele, aga Tallinna kesklinna on ka siis peremees, kes siis on praegu Eesti peremees, on oma torni uhkelt püsti pannud, mis siis uhkelt paistab, on siis Saturni klaasist must kuubik. Ja Saturni kuubik on siis kõikides kohtades, kus siis on saatana võim, siis nad panevad selle püsti ja näitavad oma võimu, et see on siis Swedbanka maja, kui keegi veel ei tea. Kui keegi veel ei tea. Arteri maja, eks ole, Arteri kvartal, et see siit väga ilust, et linna siluetis on näha, vaata, et kui sa vaatad, on ju, siis see must kuubik. Ta kohe eraldub, vaata kuidagi, on ju. Ta kohe eraldub, see must kuubik on näha, et peremees on kohal ja võim on meie käes, on ju. Võimust rääkides, lähmegi edasi maailma valitsemise teemaga ja üldse, kuidas need hingetud sellega seotud on. Jaa, et selge see, et kui hingetul on ainult hirm, on ju, siis ta tahab ju domineerida ja valitseda. Tal on ju hirm, et keegi teda muidu ei taha, keegi teda ei kuula. Mis on ka tõsi, on ju. Kui ta ju jõudu ei kasuta, eks ole, selles mõttes, et kuna ta ei ole meeldiv oma olemuselt ja nii edasi, miks ma peaksin tahtma temaga asju ajada, on ju, loogiline. Ja see tähendab seda, et nemad on siis tulnud ja hakanud domineerima, on ju. Ma olen siin raamatus ilusti lahti rääkinud selle, et piibel on siis maatriksi loomise raamat, eks ju, Jehova on saatan ja et siis issand aastal või the year of the Lord on siis see, need on need arvud siis, kus siis saatan hakkas valitsema tegelikult maailma, on ju. Ja põhimõtteliselt valitsemise liin jookseb siis meil täna niimoodi, et kõige aluseks on Vatikan, on ju, et see on siis esimene nii-öelda siis, et mitte ei ole Jumala siis nii-öelda seal, kus Jumala koda maa peal, on ju, või tegelikult on saatana koda maa peal. Vandenõuteoreetikud kõik teavad ka, milline on Vatikani suur saal näiteks, et see on reptiili pea, eks ole, siis seal on see reptiili mingid need kujud pronksist tehtud, on ju. Ja siis eriti huvitav oli see, mida ma hakkasin vaatama. Mul on kogu aeg niisugune suur küsimus olnud selle Inglismaa koha pealt, sest et vaata praegune käsuliin jookseb Inglismaa, tähendab Vatikan, Inglismaa, Ameerika. Ja täna on need kõik kloonide maad, inglise keel on kloonide keel. On ju. Ja siis muidugi Austraalia ka, on ju. Austraalia on puhtalt... see on puhas. Ja ta on puhas klooni peale siit, et kui sa Austraalia mehi vaatad, on ju, puhtad, need ehtsad kloonid, eks ole. Aga siis ma hakkasin natukene süvenema selles mõttes Inglismaa kogu sellesse süsteemi, sest me ju teeme ka tegelikult täna, et Inglismaa on olnud nagu maailma nagu vallutamise, anastamises üliagressiivne, on ju. Kõik koloniaalmaad, mis nad tegid ja kõik Indiad ja kõik, mis nad on seal ära hävitanud järjest, on ju. Ja mulle meeldib ikkagi vaadata nagu ajaloolisi filme, et ma enda jaoks päris palju otsin sealt igasuguseid nagu vihjeid, on ju, et mis ja kus. Ja siis ma hakkasin vaatama, et tegelikult selge see, et see kõik on varem pihta hakanud, aga väga suured muutused on toimunud kuskil 1600 ehk 17. sajandil iseenesest, on ju. Aga Inglismaa, või üldse siis praegu ta on Suurbritannia, on ju, et seal on elanud ju algselt tegelikult ka, eristame ka selle ära, et loodusrahvad on siis algsed inimesed, jah? Algallika inimesed, Austraalias olid aborigeenid, Ameerikas indiaanlased, on ju, nüüd lähemegi Inglise saarte peale, meil olid ju ka siin tegelikult taarausulisteks nimetati, eks ole, on ju, saatan kutsub neid kõiki paganateks, on ju. Aga nüüd, kui me hakkame tulema sealt Inglismaalt, siis seal elasid, šotlast oli täiesti oma kultuur, oma keel, kõik omad asjad, on ju. Siis iirlastel samamoodi olid veilslased, iirlased, šotlased, eks ole. Ja siis seal, kus on siis praegu nagu britid, on ju, seal on tegelikult elanud algselt keldid, on ju, mis on ka tegelikult olnud ju loodusrahvad, on ju, druidid, et seal on olnud hoopis teissugused tegelased. Ja siis ma hakkasin vaatama, et okei, aga mis siis on toimunud, et järelikult ühel hetkel on Inglismaa ära vallutatud või ära anastatud, on ju, kuigi mingi hetk juba tegid seda roomlased, on ju, aga siis mingi hetk roomlased läksid minema. Aga mis on siis, kahed tegelased on siis täna maailmas, nagu kes siis täna ilmselgelt on nad jõuduma vahel ühendanud, on anglosaksid ja sionistid ehk juudid, on ju. Kui ma käisin kunagi Argo ja Evelini seminaridel,
siis nemad rääkisid kogu aeg, et maailmas on 2 vastast jõudu, on 3. Reich või 4. Reich, Itrel oli siis 3. Reich tol ajal, eks ju. Ja teine on siis sionistid, on ju. Ja et ühed tahavad, et inimesed hävitatakse täielikult ära, ja teised ütlevad, et inimesed on toredad, nad võivad olla. Ja ma selles mõttes, et nad kogu rääkisid seda, aga nad ei anna kunagi informatsiooni normaalselt välja, nii et see lõpuks millestki aru üldse saaksid. Ja siis, kui ma ise ühel hetkel nagu panin pildi kokku, siis ma sain aru, et inimesed versus hingetud. See on see, mis nagu kogu aeg käib, eks ole. Ja anglosaksid on siis järelikult olnud, neid nimetatakse täna, et nad olid germaani hõimud. Seal on siis 3 germaani, seal olid siis anglid, saksid ja jüütid, kes siis tulid sinna Inglismaale, on ju mingi, et nad kutsuti siis vist mingi kaitseks, ma ei mäleta, kas mingisuguse, kas mingite rünnakute eest, on ju, aga nad tegelikult tulid sinna, hakkasid kõike üle võtma ja vallutama, on ju. Et põhimõtteliselt nad võtsid selle Inglismaa üle, tegid omale sinna nii-öelda pesa, on ju, ja sealt on siis see hingetu liin hakanud nagu kõige sügavamalt nagu pihta ja tulema, on ju. Siis, mida tegi Inglismaa, on ju? Inglismaa hakkas ju siis, võttis šotlased, on ju, vallutati ära, on ju, Iirimaa, kõiki võeti seal, põhimõtteliselt kõik enda alla, hävitati nende keeled ära, on ju, olid tohutud sõjad, on ju. Sõda on kõige ilmselgem hingetute teema, on ju. Nii, siis võeti kätte ja hakati saatma, võeti ju vangi, eks ju, kohalikke elanikke ja saadeti nad siis Ameerika mandrile, on ju. Ehk siis inimene eraldati ära oma kodust, oma juurtest, kus temal on siis kõige tugevam ühendus algallikaga, on ju, oma toitude, vaata kõikide asjadega ja lisaks nad on koos ja ühendunud, pilluti laiali. Ja siis samamoodi Austraaliasse tehti ju ka koloniaalmaa, eks ole pärast. Aga kõik need koloniaalmaad tehti. Mida nad veel tegid? Nad läksid, võtsid mustanahalised, on ju. Samamoodi pallutasid maad ära, on ju, ja siis viisid nemad orjadeks igale poole, õressisid ära, on ju. Mustanahaline ei ole mingisugune alamrass. Samamoodi hästi tugevalt algallikaga ühenduses olnud maadrahvad, kes elasid lihtsalt oma kohtades, on ju, kus oli nende maa. Neil on omad jumalused, neil on omad traditsioonid, omad laulud, omad tantsud, kõik asjad, on ju. Ja nad on tegelikult väga võimsad. Ja siis tuldi ja võeti nad ära, on ju. Ja täna on muidugi ka see, et igast algallika rahvusest on tehtud siis kloonitud rahvas ka, on ju. Et kui meil on, ütleme siis eestlased ongi, võiks öelda, et maarjamaalased on tegelikult see puhas rahvas, eks ole, aga ka meist on ju tehtud koopiad, kloonid on toodud sisse, hiinlased on ju täielikult ära kloonitud. Puhas hiinlane oli viimati, nagu mulle näidatakse, olid seal kuskil mingi dünastia ajal. See on jälle 1600 seal kuskil lõppes umbes, eks ole, kus oli nagu selline kõrgkultuur, Hiinast tulevad tegelikult ravimisteadmised, igasugused asjad, on ju. Kui sa vaatad täna tavalist hiinlast, kes sööb putukaid, on ju, kes peksab loomi, on ju, ma ei tea, mis asju seal teeb, on ju. Hiinas on ka naisenergia, on vaata täiesti ära hävitatud, see on täna kuidas see oli? Seal on meeste ja naiste osakaal vist on niimoodi, et ta on 8 meest ja 1 naine. Midagi sellist. Et see on nagu täitsa Tais on vist vastu või seal teate poiss seal, on ju. Ta tahavad tüdrukuid kõik, see prostituudiks müüa, on ju. Indias on naisenergia täitsa hävitatud, kus oli ka kõrgkultuur, on ju. Et väga paljudes riikides on siis see, on ju. Aga sellist rahvust nagu ameeriklane ja inglane ja austraalialane ei ole olemas, need on kloonid rahvused. Algselt ei ole. Sest ma olen ka kunagi, kui kõik ütlevad, räägivad ameeriklased, ma küsin, mis see ameeriklane on? Sinna saadeti inglased, iirlased, prantslased, sinna olid seal erinevad kogukonnad, on ju. Aga sellist rahvust kui ameeriklane ei ole olemas. On ju. Ja siis me saame ka alati tagasi vaadata, et kas sellel rahvusel on kaugele huvatul ajalugu, kas neil on omad traditsioonid, omad toidud, omad laulud, omad tantsud. Praegu saab öelda, et jah, ameeriklasel on need omad toidud asjad, aga see ongi see kloon ameeriklane, on ju. See ei ole mingi päris nagu täpselt mis see nende toit on? Friikartul on? Jah, friikartulipurger. Toit. Jah, aga tegelikult see ei ole toit, on ju. Et sellepärast ma räägingi, et see ongi, et sa näed, et nii austraaliastel ja inglastel on samamoodi fish and chips, on ju. Et neil ei ole, neil ongi see rämps, kõik on rämps. Ja suhkur, on ju, millest me räägime täna pikemalt. Aga siis sa näedki, on ju seda, et sa saad aru, mis on algne inimene, ja siis hakkame nagu eristama, et mis see hinget on, et kuidas see maailm nagu jookseb, on ju. Nii et see valitsusliin on siis sealt tulevad need anglosaksid,
kes siis tegelikult valitsevad nagu hästi suurt osa maailmast ka, on ju. Juutide käes on väga suur osa vaata Ameerikast ja pangandused ja kõik asjad, on ju. Aga anglosaksid siis samamoodi valitsevad ja nad on, ja Ingetu... Nad siis ka kuidagi konkureerivad oma vahel? Vot ma ei ole aru saanud, kas nad konkureerivad või nad selles mõttes teevad koostööd. Selles mõttes, et võib-olla nad ka mingis osas nagu konkureerivad, ma ei tea täpselt, ma ei ole sellesse teemasse nii hästi süveneda saanud, aga ma näen, et on 2 väga agressiivset liini, kes selles mõttes inimest, inimkonda ja maad hävitavad. Et see on nagu põhiline. Ja mis see nende eesmärk siis lõpuks on? No see eesmärk ikkagi selles mõttes on siin see, et see teha nende enda koduks. Sest kui me räägime sellest, et kui nemad on tulnud maale, eks ole, kirjutasin natukene raamatus sellest ka, et tegelikult on nad siia maale tulnud siis läbi Anunnakide, on hingetud tulnud paljugi, et Anunnakid selles mõttes on algselt ka ikkagi olnud algallikaga ühenduses, ühel hetkel siis sealt ära eraldunud või osa neist vähemalt eraldunud, on ju. See tähendas seda, et kui algallikast eraldatakse, siis eraldutakse naisaspektist jälle. Aga kui naisaspektist toimub eraldumine, siis elu ei ole enam jätkuv. Saad aru? See lihtsalt elu ei saa enam jätkuda, kui on ainult see plusseks, sest vaata, kui naisaspekti ei ole, seda taastumist ja lõõgastust ja kõike seda ei ole, siis on ka see, et ongi igavene kulumine ja tarbimine. Ja kui Anunnakid läksid ühel hetkel seda teed, siis nad läksid samamoodi sellest hävitsid kõik endale ära, on ju. Nüüd on vaja mujale minna, ehk siis nad muutusid ise parasiitideks, on ju. Ja maale tuli siis Lord Marduk, kes siis on ka tegelikult just nimelt ongi, mina toon teda võrdluseks täpselt nagu me vaatame sealt Star Warsist, on see Darth Vader. Ja ta on ju tegelikult Anakin Skywalker, kes alguses oli ju ka, ta ei ole ju sündinud pimeduses, eks ole, aga ta on pööranud pimeduse poole, on ju. Ja võt samamoodi oli see Mardukiga. Ja Marduk on siis seotud siis nende hingetute loomisega, eks ole, nad proovisid ju neid kloone luua nagu mitmeid kordi erinevaid ja nii edasi, aga et nad oleksid ikkagi sigimisvõimelised, et nad suudaksid lapsi saada ja nii edasi, on ju. Siis see kõik aspekt, see võttis aega, on ju. Ja siis legend räägib, et Marduk tappis ära Tiamati printsessi, eks ju, lõikas ta pooleks nii-öelda, et Tiamati printsessist tegelikult räägib naisaspektist, nagu siis maal, eks ole, kuna ta on seotud veega ja nii edasi. Et sealt on nagu selge, see legend on seal olemas, kuidas Marduk tapab ära, on ju, sealt on siis nagu lugu pihta hakanud. Ja mis ma tahtsin hingetute kohta veel öelda, et kuna hingetud naised on loodud Aadam, nagu Aadam küljeluust, eks ole, siis hingetud naisel ei ole ka seda naisaspekti, on ju. See tähendab seda, et miks pandi sellised Victoria's Secreti modellid või sellised modellid hästi peenikesed ja kõhnad ilma rasvakihita ja kõigeta pandi sinna ette nagu. See on see hingetu naise olemus, sest tal ei ole neid naisaspekte, tal ei ole sellised naissuguhormoonid ei toimi, on ju. Naistel peaksid olema rasvad teatud kohas, eks ole, naisel peab kõhu peal rasv olema, see on tegelikult ülioluline, on ju. Siis ka näiteks see, et naistel peavad kõhud sees olema, ei üldse mitte. Algselt on nii olnud, et mitte, ma ei räägi nüüd sellest, et naised peavad paksud olema, et see on täiesti midagi muud. Vaid me räägime sellest, kui naisel on kõht ette, siis tal on hästi tugev loomise võime, eks see emakas ja see üsa ja see on kõik nagu siuke võimas on ju ja tugev. Et tegelikult vanasti vaadati, just mehed vaatasid naist selle järgi, et kui tugeva väega ta on ja kõht oli selleks vähe nagu kohaks allikas. No kas või vaadata mingid vanu skulptuure, kuidas mehed on kõik on six-packid väljas ja lihastes on ju need jumalad seal ja siis naised ei ole kellelgi ju six-packi. Ei ole kellelgi lame kõht, kõigil on ikkagi voldid ja just, kõht. Pehme. Täpselt. Ja ka piltide pealt maalidelt sa vaatad, keegi ei ole selles mõttes sellised Kenni ja Barbisid ei ole vaata, eks ju. Et just see, et naised on ka nii ära lõhutud on ju, aga just see, et see hingetu naine, kes on, kellel ongi siis ainult mees aspekti pealt loodud naine, põhimõtteliselt mõtta nii, et ta on mees, aga siis tal on emakas sisse pandud. Aga oma energeetikas õiges, ta on puhas mees. Tal ei ole naisaspekti. Ja, nii et ühesõnaga, kui me tuleme maailma valitsemise juurde tagasi, on ju, et siis see ongi nagu see, et loodusrahvaste hävitamine hakkas pihta, et siis nemad tahavad maa üle võtta, kuna neil ei ole kohti enam, kus endal elada, siis nad peavad käima ühel planeedilt teisele, anastavad seal planeedi ära, hävitavad ära. Sest et võtavad järgmise. Ja võtavad järgmise, eks ole, liiguvad, eks ole. Aga hingetul on see, et ta ei saa elada elusas keskkonnas. Ta ei saa hingata värsket õhku. Ta ei saa süüa puhast toitu. Ta ei saa selliseid asju teha sellepärast, et see lagundab tema keha. Sest kõik, mis on inimese jaoks omane, on seotud loodusenergia energeetika, see on kõrgsagedus. Aga nende kehad kõrgsageduses vastu ei pea, sest neil ei ole energeetikat taga ja see lõhub nad ära. Ja sellepärast nad piltlikult nad lagunevad laiali.
Sellepärast praegusel ajal ka nagu väga paljud on ju surevad, sest et esiteks nagu meil siin maavis juba ka maa peal need sagedused ja kõik on ju tõusevad ja nad lihtsalt ei pea vastu sellele. Ei peagi vastu selles mõttes, et nende närvisüsteem on, suudab siis läbi lasta kuni teatud sagedust ainult vaata. Ehk siis nad ei suuda seda vastu võtta, siis ongi nagu ülepinge tekib ja lähebki ära. Aga inimese jaoks ja praegu ongi Schumanni sagedus võtta tõuseb tohutut nagu hästi kiiresti veel on ju. Ja sellepärast tõesti väga paljud lahkuvad. Aga selge on see, et praegu on ikkagi nende koht see, et hästi tugevalt on selge see, et 2012 sai nende aeg läbi. Aga ära nad minna ei taha, seda me näeme. On ju, nad ei taha ära minna. Tegelikult on nagu juba läbi, aga natuke järelkaja on. Jaa, järelkaja on siiamaani, et nad praegu on hästi selge. Mina ikkagi ka näen, mis hästi suuresti minu missioon on see sama info tuua, et inimesed hakkasid mõistma, mis toimub. Ja kui me täna ikkagi ootame, et tuleb uus Yeshua, kes meid päästma tuleb, on ju, siis välistpäästet ei tule. Ja kui me ise nagu ei hakka vastutust võtma, on ju, ja kui me ise ei hakka asju tegema, siis tegelikult kõik läheb ikkagi allamäge. Ja üks oluline teema, mille ma ka raamatuse sisse kirjutanud, on see, et saatan sulle ligi ei saa, kui sina näppu ei anna. Ja see on hästi oluline, et inimkond kuskil seal alguses on ise näppu andnud. Et ühte kohta, mida mulle näiteks näidatakse, on see, et hing on haavatav. Hingel on tunded, on ju. Selge on see, et kui sul on hing, sa saad haiget mingil hetkel, on ju. Aga sa saad valu kogeda. Aga samas, kui sul on hing, sa saad ka rõõmu kogeda ja rahu kogeda, igast muid asju. Aga vastandid peavad olemas olema. Nüüd keegi ütleb, ma ei taha valu kogeda. Okei, anna mulle hing ära, ma annan sulle midagi vastu, sa ei pea valu enam kogema. Ja nii hakkasid hinge müümiste tehingud. Ja palju mulle näidatud, seda hakkas tulema meeste tasandil. Et meestele öeldi, et vaata, hing on, hing teeb siin nõrgaks. Ma annan sulle võimu ja ma annan raha ja ma annan väe, et anna mulle oma hing ära. Ja sealt tulid need tehingud, aga inimene ei mõistnud, et kui ta selle hinge ära annab, et ta ei koge küll valu, aga ta ei kogena mitte midagi muud ka. Igavene tühjus. Kõik. Ja siin on nagu väga palju aspekte, mida ma veel näen, kuidas kurjus nii-öelda ligi sai, kui ma tahan midagi kergelt saada, kui ma ei taha pingutada. On ju? Et kergelt saadud asjad lähevad sama kergelt. Neil ei ole väärtust. On ju tegelikult. Eks? Et kui ma ise midagi loon, midagi teen, midagi üles töötan, on ju, samamoodi nagu, eelmine kord vist ütlesime seda, et sa lähed, kui sa oled ülekaaluline, on ju, sul on 2 varianti. Sa kas lähed trenni ja kontrollid söömist või sa võtad Ozempikut. Täna esitati sellele Ozempiku loojale on ju kohtuasi, on ju, sest ma ei tea, kui palju inimesi on pimedaks jäänud. No see pluss veel kõik muud asjad, mis sinna juurde käivad, on ju, et nendest avalikult ei räägita, tegelikult seal on nagu juba väga palju neid punkte. Lihased suratab ära, eks ju. Täpselt luutihedused kõike, mis kuidas su seedelunkond hakkab seal toimetama ja täpselt pimedused ja asjad, et seal ei ole nagu enam ühe käe näppudel neid kõrvalmõjusid kokku lugeda. Aga see on kõige parem näide sellest, et ma võin kas pingutada, on ju, või samamoodi see, et hea enesetunne, on ju. See on kas või näiteks toit, vaata, kas sa teed oma toidu ise või sa lihtsalt tellid. Üks tuleb kergelt nii-öelda, on ju, aga kuidas see sulle mõjub? Või see, et sa teed ise, näed vaeva. Versus, jah. Täpselt. Ja see on ja just see ka, et hingetutel, tal ei ole vahet, ta võib tellida sealt poldist, vaata. Tema jaoks reaalselt päriselt ka ei ole vahet. Aga meie jaoks on vahe, saad aru. Ja see ongi see probleem täna, et kuna hingetu maailm on nii kätte saadav, see on sama asi praegu. Me ise anname saatana käime, ise läheme selle hingetu maailma kaasa, ise tellime volti, ise sõidame selle Bolti tõuksiga, on ju. Ja mina ei tee neid asju, aga lihtsalt. Ise teeme elektripliidil süüa, kasutame mikrouuni, wifi't, kiirgused on ja kõik. Istume telefonis, ise teeme, et tegelikult keegi ei tulnud ju sulle öelnud, et kuule, sa pead selle kuradi iPhone'i endale ostma. Ei öelnud ju, eks? Aga see on jälle visuaalselt nii nagu äge. Ja vaata, kloonil on see, et kloonil hormonaalselt naudingu osas on ju olemas ainult dopamiin. Nii. Aga meil on serotoniin, on ju, meil on oksitossiin, meil on endorfiinid, meil on igasugused muud asjad ka, aga neil ei ole. No neil see üks pool veel vaata on puudu, eks ole. Ja nüüd ongi niimoodi, et meie peame selle teise poole peal õppima toimetama. Ja see on see, et kui ma jooksen, saad aru, kas või kilomeetri, siis ma pingutan ja siis tuleb see teine pool. On ju, mäng närvisüsteemi mees ja naispoolega. Aga kuna neil on ainult meespool, siis neil ei ole selle naispoolega midagi mängida. 10 kilomeetrit ka joosta temal seda. Ta väsitab küll ennast ära võib-olla selles mõttes.
aga tal ei ole teistpidi ei tule, on ju. Et tema saabki elada, hingetu saabki elada ainult dopamiini peale, sellepärast kogu hingetu maailm on üles ehitatud dopamiini peale. On ju. Ehk et hingelised peaksid dopamiinist nagu kõrvale vaatama ja neid teisi hormoone, aineid siis ja, nagu kasutama hakkama. Et oksütosiin on ju, et sa kallistad oma last, on ju, sa paitad oma koera, on ju, sa oled oma kaaslasega, on ju, või siis serotoniinid, muud asjad on ikka läbi füüsilise keha, läbi tegevuste, looduses olemise, kõik selle. Aga ma ütlen veel kord, et hingetul ei ole vahet, aga meil on vaja teha asju läbi pingutuse, mitte võtta kergema vastupanu teed minna. Ma käin trennis ja seal Golden Clubis on ju, ja siis Gert Kanter on seal ka trennis, eks ole, kus peal tuli kuidagi niimoodi jutuks, seda tuli jälle trenni, et et ilma pingutuseta ei saa midagi, on ju. Mõtlesin talle, et jah, ma ei tea, mõnel tulevad asjad nii lihtsalt. Aga selle hetkel, ma hakkan seda vestlust pikalt maha pidama, mõtlesin, aga see on just suur asi, kui sa pingutad, mitte see, et sa lähed süstid omale mingisuguseid kunstained sisse, sest Gert Kanter alles ka võitis jälle oma auhinna, on ju, sai seal kuskil võidu, eks ju. Et see on oluline. See, et sa pingutad, see, et sa teed, mis mõte elul on, nagu kõik asjad, kui sa istud ja tulevad nii, on ju. See ongi see hingetute elu. Jah, et mitte midagi, ma ei tea, kas sa lähed lolliks ja või võimete saamine, on ju, mida ma nägin ka ühel hetkel, kuidas hakati võimeid inimestele pakkuma. Mitte selle asem, vaata võimeid, kõik arvavad, et inimesed sündisid koos võimetega, on ju, et kõik on sul omane käes. Ei, inimestel on olemas ettevalmistusvõime nende võimete jaoks, need on su sees olemas, need saavad avaneda. Kunagi anda kõike kohe kätte, sellepärast, et sa pead kõigepealt õppima, kuidas võimeid kasutada. Selleks olid need koolid ja need õpetajad, nii-öelda Harry Potteri kool on täpselt seda näitabki. Õpetaja näitab, kuidas seda õigesti teha, et seal on moraal, seal on eetika, sa ei tohi teiste vastu kasutada, nii edasi, mida rohkem sul on väge, seda rohkem sa pead tegelikult õppima sinna juurde. Aga mõni ütleb, et ma ei viitsi harjutada päevas, on ju, mingi seal 5 tundi, on ju, et ma tahan kohe seda võimet saada. Ja need on jälle kõik need kohad, kus kurjus on inimkonnale ligi saanud. Et inimesel on endal kohad, ma näen, et inimene on teatud kohtades kõrk, uhke, eks ole, ja mingites kohtades on ta laisk ja mugav. Aga kas need hingetud üldse saavad siis omale ka neid võimeid kuidagi lubada? Läbi kergema vastupanu? Läbi... Selles mõttes, et nad saavad ühenduda siis teiste teadvustega, kes on astraaltasandil, eks ole. Mustad valgustöötajad on see, et ikkagi nad nii-öelda kanaldavad kedagi teist, on, et see ei ole nende võimed. Aga on mingisugune olend siis, on ju, kelle läbi see kõik käib, aga see olend üldiselt siis tarbib nii teda, kui siis ka lõpuks tema kliente, on ju. Tavaliselt saad ikkagi mingi asja sealt endale kaasa pärast. Mingi kodulooma. Ja siis mõtled, miks mul elus kõik nii halvasti läheb? Absoluutselt, täpselt nii ongi. Aga meil on tulemas ju valimised. Jaa, meil on tulemas valimised ja kui me räägimegi nüüd poliitikast, et me vaatame seda maailma mastaabis, mis siis nagu toimub, on ju, et kui valitsema, suurem osa kohtades on siis valitsemas tegelikult hingetud. Ja eristamegi nüüd siia ära, et meil on konservatiivid ja meil on liberaalid. Üsna selge peaks nüüd hakkama olema see, et konservatiivid on inimesed. Neil on nagu, kui me vaatame, mis on siis nende agendad, on ju. Ma just mõtlesin, et me paneme täna selle pildi siia ette, eks ju, ja eristada ära, et kes on liberaalide agendad ja mis on siis, liberaalid on siis hingetudeks satanistid, on ju. Ja konservatiivid on esiteks traditsiooniliste perekonna väärtuste rõhutamine abielu. Abielu on mehe ja naise vahel. No, kohe ma räägin liberaalide juures seda siis sügavalt. Siis rahvusriikide piiride tugev kaitse on ju, samamoodi tugev immigratsioonipoliitika. No vaata praegu mingid Suurbritanniad ja Prantsusmaad ja... No ma just rääkisin, vaata, sellest räägime ka kohe sügavamalt, on ju. Nii, siis majanduslikus plaanis võetakse maha madalamad maksud pannakse, on ju, ja väiksema sekkumine nagu majandusse, et riik sekkub vähem majandusse nagu ettevõtetesse ja nii edasi, et lastakse rohkem olla. See on inimesele omane, on ju. Isikuvabaduste rõhutamine, traditsioonilised väärtused, kultuuripärandi säilitamine, see on kõik inimestele omane, on ju. Ja skeptiline hoiak igasuguste keskkonnapoliitikate ja sotsiaalsete reformide ja kõige sellega, on ju, mida meil tehakse. Nii, võtame nüüd lahti liberaalid, on ju. Toetus samasooliste abieludele ja LGBT-le, on ju. Igasugused rahastused sinna taha ja ma ei tea, mis kõik, eks ole. Keskkonnapoliitikas rohepööre, taastuvenergia, on ju, kliimamuutused, kõik sellised asjad, on ju. Nii, siis nad tahavad immigratsioonipoliitika, on ju, võtame kõik sisse, on ju, anname neil raha, teeme ma ei tea mida kõik, on ju, räägime sest immigratsiooni teemast ka kohe mitmete riikide põhja veel näite tuua, on ju.
ja et need on nagu need erinevused, eks ole. Aga kui ma olen sulle täna rääkinud, on ju, et sellel kloonil on ainult pluss, on ju, kas sa nüüd saad aru, miks kloonidest mehi või naisi tõmbab ainult meeste või naist nagu sama suu poole või? Sest tal ei ole seda pluss ja miinust. Temal ei ole seda, saad aru seda, et tal on, seda nimetatakse polaarsuseks. Tal puudub polaarsus. Nii et tal on pluss ja teda tõmbab plussi poole, eks ole. Ja hästi oluline ongi see tegelikult, et kui me täna läheme valima, et mida me siis valime, nagu, et kas sina lähed valima? Ei lähe, on ju. Mina ka ei lähe valima, on ju. Avalikult, kes tahab häält osta. Hääled on ükskõik kelle poolt. Miks sa valima ei lähe? Sa ütlesid, vaata, vastutus tuleb enda kätte võtta. Nii. Ja kui ma nüüd annan vastutuse enda käest kellelegi teisele, mis see muudab? Midagi. Mina hakkan ise endast pihta, mina teen ise enda otsused, mina ei lase kellegi teisele otsustada, mis siin tehakse. No Eestis meil siin ju vahet ei ole, kes bukis on. Tehakse seda, mis kõrgemalt öeldakse. Just, et Eesti tegelikult, nagu ma ütlesin, peremehed oma tormi siia posti panda, on ju, et ikkagi peremehed annavad käsu sinna, kes on Toompeal. Ja tegelikult me näeme seda eelmistest valimistest, on ju. Paberkandjal häältel EKRE võitis ülekaalukalt, konservatiivid. Nojah, sellest ei tasu üldse rääkima hakatagi, et need hääled seal ju, aga nii kui oli digi see, mis tulid siis see valimiste hääled kohe pandi, eks ole. See selge võltsimine on, et see on täpselt see, mida Hingetu maailm teeb. Aga vaata, kas või oma tutvusringkonnas näiteks, kui on see teemaks tulnud ja kelle poolt te olete, kõik ütlevad ju selle ühe erakonna, mitte keegi ei ütle seda teist erakonda. Ja siis mõtled, aga kus need on, kes nagu selle teise erakonna poolt hääletavad? No selles mõttes ma arvan, et palju on, sest kui me võtame täna ikkagi ka selle, et Hingetute osakaal tegelikult on ju suur, kui aus olla, eks ole. Meie ei ümbritsegi ennast hingetutega, sellepärast meil ei olegi neid kõrval. Eks ole, et selles mõttes, et on väga palju neid, kes vännavad Kaja Kallast ja kes vännavad seal, ma ei tea keda, eks ole. Ja Hingetul selles mõttes temal ju, ma näen siin mõndasid inimesi, mul on Facebookis 5000 sõpra, eks ole. Või ma ei ole sõbrad, aga eks ju, et inimesi. Ja siis ma näen ju, kuidas osad inimesed kirjutavad ka, et kui valitsus tõtab makse või teeb mingi tõssu, on ju, ütleb ka, et mis see, ise on rikas, on ju, ja siis ütleb, et umbes, et ise olete süüdi, et te vaesed olete ja nii edasi, on ju, et ikka vastutus, et igaüks peab oma selle majandusliku olukorrast ise vastutuse võtma. Okei, väga tore. Sul on mingisugune 4 lapse ema seal kuskil, saad aru, on ju, kes, ma ei tea, käib tavaliselt tööl, ma ei tea, mees on võib-olla maha jätud nii edasi, on ju, mis asi see siis on, mida tema nüüd tegema peab, on ju, et järsku hüppab, ma ei tea, kust välja ja teeb, et sa ei saa vaadata nagu selliste pilkudega inimesi, et empaatiavõime puudub täielikult, eks ole. Et ja ilmselt nad valivadki siis, ma ei tea, keda, on ju. Et aga loomulikult, et hingetud hoiavad kokku, see on selge, eks ju. Ja inimesed hoiavad kokku, aga kui me täna vaatame, siis päris palju on Euroopas hakanud seda, et vaata konservatiivid on mitmetes kohtas võimule saanud, eks ole. Itaalias on näiteks ju Giorgia Meloni praegu võimul, on ju, kes ju täiesti selgelt on ju, muudab kogu seda poliitikat, see on ju, tahab immigrantidest lahti saada ja nii edasi, on ju. Kahjuks on ju see, et nad ei ole lõputult võimul, on ju, et iga teatud aja tagant tuleb, et võib-olla või siis võetakse maha, korraldatakse mingi riigipööre. Räägime immigrantidest kohe siia juurde. Immigrandid on saatana armee. Immigrandid on hingetud, keda siis suuremas osas toodetakse laborites. Ma praegu ütle veel kus, sest see tuleb meil ühe episoodi siis põnevaks teemaks. Aga immigranti toodetakse reaalsetes laborites. Siis kui nad on valmis toodetud, siis nad ise sigivad edasi. Selles mõttes on lihtne, paned selle mehe naise kokku, need naistel niikuinii mingit õigused ei ole, nad ainult sigivad kogu aeg, eks ole. Iirimaa ju kunagi, eks ole, tegelikult Iirimaal üks majanduskriis oli täiesti selle, kuidas toodi sisse kogu aeg migrante, anti neile siis maja, eks ole, anti neile iga pereliikme kohta juba sellele see palju aastaid tagasi on ju, aitame vist 700-800 eurot per nägu, siis nad tõid ju sinna kõik oma pereliikmed on ju kokku ja miks nad üldse peaksid tööle minema, sest et nad tööl ju selgelt nii palju raha ei saa, on ju, kui see, et neil on olemas juba maja niikuinii ja nii edasi. Inglismaal oli väga tore oli veel parem variant. Nad toodi sinna, siis neile anti raha korteri rentimiseks, pluss siis toetud rahad on ju, siis nad rentsid korteri. Nad seda raha kuskil ei maksnud, on ju, seda rendiraha. Näitsid selle kõik endale. Siis 6 kuu pärast lihtsalt kolisid välja ja järgmise niimoodi läsid. Ja siis ühel hetkel oli niimoodi, kui sa tahti Inglismaal, ma vahepeal vaatasin Londonis kortereid, sest ma mingi hetk tegin ka tööd seal, on ju. Ja siis ma vaatasin, et see on täiesti võimalist korterit saada. Sest et nii hakati sellisest kadalipust siin läbi laskma, vaata. Ja ma saan aru, miks. Eks ole. Aga täna on reaalselt see, et UK on ju, Prantsusmaa, väga paljud kohad on täiesti nagu Saksamaa, migrandid on kõik üle võtnud. Saatan tahab tekitada kaost.
on ju. Saatan tahab, et oleks kaos, et oleks ebaturvalisus ja nii edasi. Ja see immigrandid on parim saatana armee. Islam on kõige suurem satanismi nagu religioon maailmas üldse. Kõige hullem. Ja alati sa näed seda sellest, kuidas naisi koheldakse. Et ükskõik võtta mingi religioon, on ju, või noh, mingi, selles mõttes, et religioonid tegelikult on kõik saatanast tulnud, et spirituaalne või vaimne maailm, seal on nagu puhtad kohad, aga see on ka moonutatud hästi palju. Aga nii kui on naisenergia hävitamine, naiste nagu väärkohtlemine, naiste alla surumine, kõik see on ju. Ja Inglismaa on täna tõsises kriisis on ju. Vaatame nüüd Ungarit. Ungaris on, noh, Orban on selge see, et on inimene, on ju. Ungari maksab täna 1 miljoni euro päevas Euroopa Liidule trahvi selle eest, et ta immigrante sisse ei võta. Orban ütles ka, et ühtegi raha ei saa sellega võrrelda, et meil on rahu. Et meil on rahu, et meie inimesed tunnevad ennast turvaliselt ja nii edasi. Aastas ta maksab üle 3,5 miljoni lihtsalt trahvi Euroopa Liidule, et Euroopa Liit on siis see satanistlik liit, eks ole. Mis siis tuli see arvad, et laguneb varsti või? Noh, kõik satanism peaks lagunema. Nagu võiks juba. Aga ma ju ei tea, eks ju. Kas ta laguneb või mitte? Kuidas Eestis alguses, kas sa mäletad seda, mis aastapäev eile oli? Ei. Estonia katastroof. Ja, mul just tuli täna hommikul ette kuskil sotsiaalmeedias. Estonia katastroofi aastapäev, see oli üks suurtest satanistlikest rituaalidest, millega Eesti nii-öelda ohverdanti ära. See oli septembri lõpp. Kui mu mälu nüüd ei peta, siis oktoobris või olid ka, millal need valimised olid, oktoober-november, millegi novembris tuli uus valitsus, Mart Laar sai sinna ette otsa ja sealt hakkas Eesti hävitamine, Eesti mahamüüni täiega pihta. Et igasuguseid selliseid asju tehakse nagu väga paljusid. No praegu käib, see valitsus on puhas satanistlik valitsus, puhas hingetute valitsus, kõike hävitatakse järjest, eks ole, ainult tuleb peale kogu aeg. Ja noh, eestlane on selles mõttes, ma saan aru, üsna nõutu. On ju, et noh, et ma lähen küll valima, on ju, aga siis tehakse tšiki-priki seal selles. On ju, noh, e-häältega ja mida ma siis teen. No just. Ja et ma saan aru, et selles mõttes mina näen ka seda, et noh, et mida sa sinna valima ikka lähed, on ju. Okay. Keegi kuskil just ütles nagu, mõtle, sa oled 30 aastat valimas käinud ja ikka midagi paremaks ei ole läinud. Miks sa ikka lähed valima? Miks lähed valima? Et sa oled 30 aastat käinud, juba iga aasta lähed ja valid ja mõtled, et läheb paremaks. On läinud või? No ei ole ju. Ja vaata, kui oli see üks teema, mida me tahtsime rääkida, täna oli see Mark of the Beast. Et on ju, et metsalise märk on ju, kõik arvavad, et see on kiip sul sees on ju. Võib-olla see on kiip ka sul sees, aga mitte ainult. Aga seleta korra üldse, kui mõni vaataja kuulaja ei ole üldse kuulnud, mis asi see Mark of the Beast on? No metsalise märk on siis nagu saatana märk on ju. See tähendabki noh, sarvedega on ju, Mark of the Beast, et see on siis öeldakse see 666 on ju. Ja esimene suur metsalise märk, mis Eesti peal ära pandi, oli see, et siis kui see viimane EKRE valitsus maha võeti, eks oli Keskerakond ja EKRE olid valitsuses, eks ole, siis nad joosti maha üks päev enne mida? Abielureformi. Et abielu on mehe ja naise vahel. Joosti maha üks päev enne seda. See oli suur asi, seda ei saanud lubada. Muidugi seal oli selle tagajooksmise juures, mahajooksmise juures oli veel palju aspekte, väga suur oli see, et nad hakkasid rahapesu hakkas EKRE uurima, eks ole. See on väga suur teema. See ilmselt ühel hetkel ka tuleb välja. Aga see reform, et abielureform, et abielu on mehe ja naise vahel. Kui see oleks ära tehtud, siis oleks nagu kinnistatud olnud mingi siuke valgus siia, on ju. Ja loomulikult tegi reform pärast seda ära kohe selle, et abielu on kõikide vahel, vahet pole abielu, kellega tahad ilmselt oma koeraga ka. See on metsalise märk. See on üks esimesi metsalise märke, mis vastu võetakse, kui legaliseeritakse homoabielud. Kui inimestele ei meeldi see, mind võib sõimata homofoobiks või kõik milliseks, on ju, ma tegelikult ei ole oma raamatu ega oma nende teadmistega üleüldises mõttes ka, ma ei ole tulnud siia tooma vihkamist. Et ma olen tegelikult toonud oma mõistmist nendele, kes seda vajavad. Ma olen kaaluda märgis sündinud tasakaal. Ma tulen tooma näitama seda, nagu seda pointi, et mis toimub. Ja täna ongi see, et see on esimene, on ju. Siis teine, muidugi saatana märk, mis ka juba peale pandi, oli see, kui Eesti läks Euroopa Liidu alla. Siis sa lähed saatana liitu, sa annad ennast ära sinna. Põhimõtteliselt sa andsid õiguse saatanale riiki valitseda. See on see, mis on tehtud. Kes liitus EU-ga? Järgmine oli raha. Sa andsid ära oma raha ja sa võtsid vastu saatana raha. Ja seda ma ütlesin ka, et vist eelmine kord rääkisime, et
et noh, euro on tühi, eks ole, seal ei ole mitte midagi taga, see inflatsioon on lõputu, sest et süsteem ainult tarbib. Saatanal endal raha ei ole, ainuke, mida see on ainult sinult korjata kõik. Ja siis samamoodi see metsalise märk on siis sisseränne, ehk siis ka oma rahvuse kultuuri hävitamine. Et kui see võetakse vastu, piiritakse lahti, siis on pekkis juba, eks ole. Ja võim pankadele. Meil on ka täna võim on kõik pankade käes, põhimõtteliselt. Kui raha pannakse kõrgemaks kui inimene, noh siis see on orjandus samamoodi, et saatan paneb raha kõigest kõrgemaks, eks ole. Aga nüüd meil on veel ju kõik need digieuro tulekud ja... Kõik see on tulemas, jah. Jah, sellest peaks täitsa eraldi episoodi tegema. Ja, sellest peaks rääkima täiesti eraldi üldse kogu sellest digimaailmast ja kõigest sellest, et see mõte oli ka mul peas. Ja mis on veel suur asi, mida ma ei tea, kas adutakse või mitte, on kanepi legaliseerimine. Et kanep on väga selline, kuidas ma ütlen, kahe otsaga. Et ma olen nõus, et temas on raviomadused ja kõik oleme siin, aga temas on ka teine väga tugev nagu koht. Ta on ikkagi äärmiselt sõltuvust tekitav. Kas olen nagu inimesest ka, et kas on hingeline, hingetu, kuidas, millal ta seda kanepit nagu kasutab, mis eesmärgiga on ja et kuidas see talle mõjub siis nii-öelda? Olen suga selles mõttes nõus, et hingelistele inimestele võib anda tervendust, on taim, eks ole, mingisugused loovused, mingid asjad. Aga no mida kanep tegelikult toob, on lõõgastus. Me ikkagi peaksime ilma kanepit ikkagi dopamiin. Ja, et seal on ikkagi nagu siuksed asjad, et ta on naisenergia, aga ta on konksuga naisenergia mõistad. Noh, Mariaks teda kutsutakse, Santa Maria, Püha Maria, eks ju. Ta on konksuga. Ma lihtsalt saan selle näite väga hästi tuua selle põhjal, et ma olen elanud Hollandis. Ja Hollandis on ta ju legaliseeritud olnud väga ammu. No see, mis seal toimub, on katastroofiline. Noh, ma ei saa muidugi rääkida, Holland on selles mõttes satanistide võimal, seal on ju satanistide pesa, seal on ju kõik need Den Haagid ja noh, kõik seal nad kõik pesitsevad, Bilderburgid ja kõik, mis veel. Et siin ei olegi midagi rääkida, ta on täielikult üle võetud ja umbes 50 aastat enne seda siis kui meie, sest meie olime tegelikult Nõukogude Liidu kaitse all. Nõukogude Liit oli kaitseloor selleks, et hingetud ei saaks sisse. Ega veel, noh, selles mõttes seda hoiti. Et see oli selles mõttes ikkagi nagu väga selgelt. Ma ei saa öelda, et Nõukogude Liit kõikides aspektis oli puhas, sellest me räägime ükskord pikemalt. Aga siiski meil säilis loodus, meil säilisid oma rahvused, kultuurid, see ei pidanud siin vene keelt hakkama rääkima, kõik rääkisid eesti keelt edasi, on ju. Inimesed elasid looduses, metsa maha ei võetud ja nii edasi, nii edasi. Selle Venemaa kohta, noh, kogu selle Nõukogude Liidu kohta ka ma tahaks inimestele avada nagu teistsugust vaatenurka. Aga kui ma olen elanud Hollandis, mis oli 50 aastat enne nii-öelda paljastatud kogu selle satanismile, siis oma toitusel enam ei ole, seal on kõik igasugune fritüüritud solk, on ju. Inimesed on, suuremus inimesi on pilves, naised on, no ma ei saa neid naisteks nimetada, suitsetavad ja joovad on mingid sellised imelikud olendid, eks ole. Olendid, jah. Ja Hollandis on küll tegelikult, mis ma pean ütlema, väga palju mehi, kenasid mehi ka ja nii edasi, aga Holland on ikkagi täiesti üle võetud ja immigrante on seal täna sama suur maa kui Eesti, täpselt sama suur maa ja seal on mingi 18 miljonit inimest elab. Hollandasi, ma arvan, ongi heal juhul mõni üksik miljon seal. Et need on kõik need, mis on tegelikult need saatana või metsalised märgid, eks ole. Ja meil ka selge see, et nii kui see valitsus maha joosti, eks ole, siis kohe tehti ära ka see homoabielu. Et me võime rääkida siin igasuguseid lugusid, kuidas me peame olema hästi tolerantsed ja kuidas me peame olema hästi vastuvõtlikud ja tegelikult transsoolisus on puhas santanismi ilming. Saatan tuleb, tahab korraldada kaost, on ju, et see on hingetute teema ainult. Või siis nende teema, kes on väga raskelt jälle väärkoheldud lapsepõlves. Mul on päris mitmeid transsoolisest kliente olnud tänaseks. Tervendada neid on väga keeruline. Aga tehtav. Tal peab olema omal väga tugev tahe, aga küsimus ongi sellest, tal puudub omal tahe, sest ta on üle võetud täiesti. Mis iganes parasiit seal siis sees elutseb, ei ole ju normaalne, et sa värvid oma juuksed mingiks siniseks, ma ei tea, tätoveerid ennast üleni täis, tood omale mingid rõngad igale poole, et see on nagu inimkeha lihtsalt rüvetamine, hävitamine. Ja siis kõik soovahetusoperatsioonist rääkimata, et mul lihtsalt kurb seda kõike vaadata ja eriti seda, et seda propageeritakse noorte seas, sest kaasa läheb sellega need lapsed, kes on ülisügavalt traumatiseeritud. Ja see ongi, ja saatana tööriist on trauma. On ju. Ega ta ei tule ja ei topi sulle viinapudeleid suu peale.
ta lihtsalt lõhub su nii ära lapsepõlvest, on juba su sa paned ise selle enda suu peale. Just, me teeme kõiki neid asju ise ja see ongi see kõige suurem probleem, on ju. Aga samamoodi tuleme, vaatame, korraks puudutasime suhkru teemat, sa ütlesid, et hiljem räägime sellest. Samamoodi me ise ju topime endal suhkrut suhu. Me räägi ainult hingetutest, praegu me räägin ka hingelistest. No suhkur on üks saatana lemmiktööriist, mis ma tahakski öelda, et kunagi Rännaku ajal ma nägin ka, kuidas inimesed jooksevad suhkru järgi nagu sellised sipelgad, seda ronivad nagu mööda nagu täiesti. Ja nüüd mina olen nüüd pikalt tegelenud selle dopamiini teemaga, on ju, et saaks dopamiinist vabaks on ju, ja kõiki asju. Ja siis praegu ma olen parasiidipuhastuse peal. Ja mingitel hetkedel ma olin ka suhkrust täiesti vaba, siis ta mingitel hetkedel on keerulisemad ajad, hiili peale vaikselt tagasi on ja nii edasi. Ja siis nüüd mul hakkas kogu aeg, mulle ikkagi antakse sealt ülevalt poolt kogu aeg märku, nagu, et mida tuleb teha. Ja ma saan aru, et mind juhatatakse kogu aeg sellepärast, et ma saaksin ise nagu järjest kaugemale on ju. Ja siis ma pidin selle parasiidipuhastusega alustama. Ja siis ma kogu aeg lükkasin edasi nagu on ju. Ja siis mul üks õpilane kirjutas, et kuule, et mine osta mulle parasiidipuhastuse asjad. Ma ütlesin, selge on aeg on ju. Ja siis hakkasime tegema ja ei läinud palju mööda, 3. päev oli. Läksin õhtul voodisse. Mul on ikkagi seal, kui ma olen ule ja siis selle tasandi vahepeal, siis ma ka ikka suheldakse päris palju ja siis öeldi ka, et vaata, mis suhkur kõike teeb, siis hakati näitama on ju. Ka kuidas ta täiesti nüristab vaimu ära, et on kõige hullem uimasti üldse. Valge suhkur eriti. Ja kõige suurem uimasti, mis meil nagu praegu kätte saadav on, sellepärast, et topitakse igale poole. Valge suhkur on täiesti, siin ei ole midagi rääkida, on ju. Ja ta nüristab vaimu ära, ta hoiab inimese pidevas uimas. Kogu aeg ja pidevas ja täielikus uimas. Nii et inimene on lihtsalt nagu, ongi, ta ei olegi seda aru mitte mingisugust nagu tahtejõudu. Aga mis ta teeb veel, on ju, et tahtejõukeskus on meil siin naba all tegelikult, on ju. Tahtejõukeskuse lõhub ära nisu ja suhkur. Ja siis kõige paremad asjad on need koos, on ju. Et iga nurga peal on mingi kondiiteri, on ju, saiakesed, koogikesed, küpsised kommid ja kõik. Ja seda on igal pool, ja kui sa ostad ju poest omati kastmisel, siis on ka ju. Ma ostsin poest peekonit, vaatan, suhkur on sees peekonis. Igas asjas on suhkur sees. Kui me räägime valgest suhkrust, aga kui võtame kas või, kui inimene arvab, et ma söön riisi, see on ju nagu puhas toit, aga suhkur on suhkur. Suhkur on suhkur, ma tegelikult tegin ka inimestele, et võib-olla keegi, kes tahab selles mõttes vaadata, et mida üldse, ma just rääkisin eile oma õpilastega, on ju, et mida üldse, et kui kasutada on marjad, marju võib kasutada tegelikult, see on ju oluline see, kuidas ta imendub, eks ole, kuidas ta langundab, kas tal on veel kas selle, mille sa sööd, on olemas kiudained, mineraalid, on ju, et see sõltub, kui on lihtsalt puhas valge suhkur, siis on muidugi katastroof. No ja muidugi oleneb, vaata, mis marjad ja kus kasvatatud ja kes sa ise oled ja kus riigis sa elad ja mis aasta ajal sa seda sööd ja seda kindlasti, aga meil olekski nagu siuksed õunad, pernid, kohalikud, vaata, ploomid, kirsid, nagu ongi mustsõstrad, kõik need asjad, vaarikad, mustikad, metsa, kõik, jõhvikad, pohlad, eks ole, need asjad kõik on selles mõttes ja samamoodi mõistlikutes kogustes, kui sa sööd päevas kilo õunu ära, see ei ole ka okei, on ju. Ja võtta õunu ka pigem mina soovitan ka, mis on ikkagi natukene kõvemad, et see lase väga suhkruseks neid minna, on ju, samamoodi pirnid, on ju. Et ja söö, aga samamoodi eksootilised puuviljad on ka meie jaoks tegelikult ei ole head. Et pigem süüa hästi harva, hästi väikestes kogustes, sest banaan, mango, tatlid, kõik asjad on jõhker suhkur, on ju. Ja magustamiseks ka. Ja vaatadki, mis oli nagu kunagi see päris banaan, on ju. Ta ei olnud nii palju suhkrut, ta väike, suurte mustade seemnetega, see, mis sul tänapäeval poes on, isegi kui seal on peal silt, et mahe banaan on ju, see ei ole ikkagi see, mis see päriselt peaks olema. Mina mäletan seda banaani, mis oli siis, kui mina olin väike. Esiteks seal olidki, sa olid jumala palju neid musti, vaata keske neid seemneid. See maitse oli täiesti. Praegu ei ole banaani mingit maitset, ta on lihtsalt magus. Reaalselt. Ja me olemegi ära treenitud selle magususe peale. Ja nüüd mul on teine nädal hakkab, on ju, kui ma ei ole söönud enam magusat, siis mul poeg tegi süüa, tegi ka ilma soolata, sest ta teeb tippsporti ja tal oli enne võistluse vaja nagu kaalu võtta alla. Ja siis ma sõin, puhast hakkliha seal sõime, on ju, ja jumala hea maitse oli mingit soola poolt vaja panna, sest et maitsemeeled peale suhkrut on nii ära puhastanud. Ja see tuleb tegelikult kiirelt 2 nädalat ja juba sa tunned, kuidas asjad maitsevad hoopis teistmoodi. Ja ta tuimestab sul kõik ära. Närvisüsteemi tuimestab ära. No just, et ei olegi ainult, et ta tuimestab sul selle maitsemeele ära, vaid kõik muud asjad kõik. Samamoodi. Ja mis inimese jaoks on oluline, on ju, mis on kõige olulisem, on see, et ta hävitab aju ära. Nagu alkohol või ükskõik mida, hävitab ajurakud ära, ta rõhub ajukeemia ära, on ju, Alzheimer. Ja see ei ole siuke asi, et sa nädalavahetusel 2 päeva ainult tarbid, on ju. Suhkrut tarbitakse esmaspäevast pühapäevani, hommikust õhtuni, igalt poolt.
Ja, aga teada, ka siin ei ole ja ma hakkasin vaatama selle valge suhkru juures, siin ei ole ka seda kohta, sa ei saa ju öelda, et kuule, ma teen heroiini ainult korra kuus. Jah, täpselt. Ei saa ju. Täpselt ja sellepärast ma alati ka ütlen inimestele, et miks ei tööta nagu see 80-20% toitumine, et no 80% ajast ma söön puhtalt ja 20% ajast ma luban endal midagi. Esiteks nagu igal kolmandal inimesel on see sõltuvuse geen on ja teisi nagu miks sa peaksid endale üldse seda mürki vahepeal lubama. Või täpselt, et ma korra kuus luban endale üldse narkootikume teha on ju. Suhkruga täpselt sama. Et täna ongi see, et võtta heroiin on ju, et kui sa ennast süstid kuskil on ju, siis selle peale vaadatakse nagu viltu on ju. See juba sellepärast paljud ei tee. Aga kui sa suhkrut sööd, no kõik söövad. Vaadatakse siis, kui pakutakse sulle midagi suhkruga, sa vaata suhkrusaia, sa ütled ei aitäh, siis vaadatakse imelikult, miks sa ei söö? Jah, on ju. Mitte vastupidi. Aga just ongi, et selle valge suhkru juures tegelikult, vaata, satanismi juures on hästi oluline see, et sa pead omale selgroo kasvatada. Ja see ongi see probleem, miks inimestega on, meil pole selgroogu, see on ka ära lõhutud. Absoluutselt on lapsepõlves ära lõhutud. Aga täna on see, et kui sa tahad ennast korda saada, selgroo kasvatama nii enda kui oma laste osas, lastele ei saa valget suhkrut anda. Lastele ei saa anda ekraane. Neil ei ole neid vaja reaalselt. See, mida see teeb laste närvisüsteemiga nii valge suhkur kui ekraanid, laastab. Mind nagu teebki kurvaks see, et on lapsevanem, kes on tegelikult teadlik, ise suhkrut ei tarbi on ju, aga siis ostab oma lastele koju jäätist ja krõpsu ja kommi ja kõik. Aga mul on ju lapsed on ju, nad ju tahavad. Et samas nagu täiskasvanud inimene ise saab aru, ise ei tarbi, teab, et on halb on ja kõik, miks sa annad oma lastele seda? No see on see koht, et ma arvan, et siin on ka hästi palju sotsiaalset surret vaata, siis käiakse kuskil mujal ja nii edasi, et see ongi keeruline, aga ma olen ka laste puhul, et tõmmake maha see suhkur ja proovige puuviljade asjadega, et okei, seda ma kohe ütlen, seda ei saa öelda, magus on vajalik. Magus peab olema selles mõttes, kõik maitsed on meie paletis omal kohal, aga kus see maitse tuleb? See on ülioluline, on ju. Aga just see, et me oleme, ma tahan suhkru kohalt seda öelda, et me reaalselt elame uimas. Me oleme narkolaksu all hommikust õhtuni, hommikul alustame selle narkolaksuga, ma ei tea, kohv seal 2 mingi teelusikade suhkruga on ju, või millega iganes, kes jääb kohvi meega on ju, fine, mesi on fine, vahel väikestes kogustes ja siis, kui see ei ole mesilased, kes on suhkru veega toidetud on ju. Et siin on jälle nagu need aspektid on ju, et tegelikult see suhkur on reaalselt igal pool ja ma tean, et väljas süüa siis on suhteliselt võimatu on ju, kui see suhkrut ei söö, peaaegu saab mõnes kohas, aga see on nagu hästi oluline ja suur teema ikkagi täna on ju, et inimesed mõelge selle peale nagu, et teie ja te lapsed, et kui te tahate elus midagi saavutada, kui te tahate tervised korda saada, kui te tahate kuskile jõuda, kui te tahate rahus olla ja terved olla, tahate teile energiat oleks. See suhkruenergia, see ei ole ju mingi energia. Ja mis kõige suurem vahe on see, et pea läheb selgeks. Ja inimesel tekib vaimuühendus. Ja vaimuühendus teil inimesel, kui ta on uimas. Eks sul ei tule juhatust, sul ei tule teadmised läbi, mitte midagi. See on nii jõhker see suhkru uim, et näiteks kui sa sööd lõunasöögi, tavainimest läheb oma kontorisse tagasi ja tunneb selle arvata, et nüüd tahaks nagu magada korraks, lõunauinaku teha on ja ma ei ole seda tunnet nagu aastaid tundnud. Mõned kuud tagasi ma tundsin seda uuesti ja mul meenus, et ma olen terve oma elu koolis, põhikoolis, gümnaasiumis niimoodi elanud, et peale lõunasöögi järgmises tunnis ma olen nii väsinud, et tahaks magama jääda, see oli igapäevane tunne on ja nüüd ma mõtlen nagu, issand, kas päriselt inimesed elavadki iga päev niimoodi? See on nagu väga, väga jõhker, et sa oledki uimas. Jah, vaata paljud, eks ole, või tänapäev, paljud inimesed hakkavad minema karnivoori peale üle, eks ole. Või ketotoitumine kas või lihtsalt jätavad. Mis see vahe on nüüd, kes võib-olla jaga, on, et sul on kas keha kasutab energia jaoks rasvasid, eks ole, või siis kasutab süsivesikud, suhkrut. Ja see suhkru peal, see ongi nagu, see on nagu võõras energia või sa oled nagu võlgu võtad või laen. Halb energia. Ja ei ole stabiilne. Kogu aeg nagu jätkusuutlik. Jah, just. Mõtlengi, mis hea näide tuua, ma ei tea, lähed tankima on ja autot näiteks, tangid mingi ülihea kütusega ja saad sõita mingi 50 000 kilomeetrit järjest. Aga kui sa oled nüüd selle süsivesiku ja suhkru ja energia peal, siis ma ei tea, said mingit veega lahjendatud kütust sealt ja saad ainult... Talver ära külmub ja... Jah, täpselt, sõidad 10 kilomeetrit, juba pead jälle tankima, on ja, et... Ja või ajab sul umbe, ütleme niimoodi, et ajab sul see kõik asjad umbe, eks ole, ma ei tea, mingi filtrid ja värgid, särgid, et see ongi ja samamoodi inimene proovib, ma olen ka, dopamiini kasutatakse ju tegelikult, see on see dopamiini energia, eks ole, et energia
nagu edasiviiv jõud ja see tuleb ju tulest. See on ka ju tuleenergia, eks ole. Ja nüüd sul on variante, kas sul on tasakaalustatud tuli, on ju, või siis ma olen öelnud, et sa teed nagu lõkke, on ju, siis need esimesed puud põlevad seda, siis sul on söed, on ju, sa vaatad siin süütevedeliku kogu peale, et seda leeki sealt, noh, saad aru, kätte saada, on ju. Sul on puid vaja, noh, ei saa, sa pead lõkkesse puid viskama, mitte süütevedeliku, see dopamiin on täpselt see issand, kui hea, ülihea näide. Jaa, et noh, see on täpselt see, et sa üritad sealt, et noh, saad aru, et seal on nagu süsi on juba, et seal on toss väljas ja sa tegelikult koormad kogu seda süsteemi ja kõike, sul ei ole seal mitte midagi ja mina sain ka aru nüüd, kui ma olin esimese nädala peaaegu ära teinud, on ju. Ma saan aru, et täitsa pekkis, kui väsinud ma tegelikult olen. Päriselt, sest see õige väsimus hakkab alt välja tulema. Ja see võib sul kuni pool aastat vahelduva eduga kesta niimoodi periooditi. Ja enne kui sa tegelikult lülitud ümber. Täpselt. Ja ka see, et keha lülitub ümber, eks ju, nende rasvade, noh, nagu ongi rasvade valkude peale, on ju. Et inimene isegi täna ei saa aru, mis olekus me elame, aga tules on ka sinu jõud, sinu vägi, sinu puhas nagu selles mõttes, kui tuli on hästi põlev, stabiilne, tasakaalukus, see on see meesenergia jõud, vaata. On ju, tasakaalus õige puhas meesenergia, see on see kuningas, mitte see saatan, eks ole. Aga praegu oleme me kõik seda aru mingisugused, noh, olemegi varjud ainult, on ju. Zombid. Ja, nii et selles mõttes, kui me tahame midagi muuta oma elus, või me tahame üldse muuta siin kõiges, siis vastutuse võtmine oma elus, aga kõigele, mis saatan pakub, tuleb hakata ei öelda ja hästi noh, nii-öelda suunama omal neid, vaatama, mida ma kasutan, kui palju ma kasutan, piirama, noh, mis ma ongi see, mida ole, piire pole, on ju. Eks siis, jah, valikud ongi, kasvatad selgroo ja paned piirid paika, on ju. Jah, see selgroo kasvatamine on ka hästi oluline. Et täpselt, ma räägin sulle, vaata, et inimene võibki teadlik olla nendest teemadest, aga tal ei ole seda selgroo, kui ta ei võta seda vastutust, ta ei võta seda otsust, et ma nüüd alustan ja teen ja lähengi seda nagu õiget radapidi, on ju. Et jah, see selgroo puudumine on siuke ka päris hea teema. Mulle meeldiks ka see nagu, et mina näen seda, et me ikkagi hästi oluline on see, et on olemas inimesed, kes sind toetavad. Keskkond. Ja sest paljusid asju on raske üksi teha. Tõesti on. Sest et ma saan aru ja need nõrkuse hetked tulevad ja kõik need asjad, eks ju, et mina nagu oma teraapia klientidele, ma olen ikkagi tihti olemas ka nagu väljapool nende seanssi aega. Nagu selles mõttes, et kui ma sõnumi saadavad, mis iganes ma vastan neile, ma olen olemas, sest et ma tean, kui keeruline see on, kui raskes kohas on ju, et sul on keegi toeks, keegi, kes kuulab on ju. Jah, absoluutselt. Nagu must. Ja eriti sükestel elu muutvatel nagu otsustel on ja otsuste tegemistel ja teekonnal. Ja noh, suhkrust välja tulemine selles mõttes see noh, võtab aega kindlasti, aga noh, see on igal juhul väärt seda on ju, aga siis pead olema nii ettevaatlik, et sest noh, ta on tõesti igal pool. Ja täpselt seesama keskkond, kes sul kodus kõrval on, kas su elukaaslane ostab sulle ikka mingid kommi jäätist sinna kappi või siis keegi, kes sind toetab, võtab sama otsuse vastu, lähte koos seda radapidi, toetate üksteist rasketel hetkedel, kui on see murdumise mõte või tunne, siis kaaslane ütleb, et ei, räägite, istute, teete väikse jalutuskäigu, saate mingit dopamiini, serotoniini kuskilt mujalt on ja mitte suhkrust. Ja mina olen ka öelnud näiteks paaridele, kes tulevad teraapiasse, et tehke omale programm koos veedetud ajale, mis oli ilma dopamiinita. Et mitte ei ole kino, restoran, noh, kõik shopping, ma ei tea, reis mingi, aga mida sa siis teeksid, kui kõiki neid asju ei ole? On ju, et kvaliteetaeg, istuge koos, rääkige, mingegi jalutama, tehke sporti koos, on ju. Aga suhkru kohalt ma tahtsin veel öelda, mis hästi tihti ongi just vaata laste koha pealt on paaridel. Üks võib ütleb, et kuule, mina ei taha, on ju, siis teine ütleb, et vahelt pole, no minul on näiteks lapse isaga see teema. Või siis vanavanemad. Ja, või vanavanemad, on ju. Mina tahaks ka lapse suhkru täiesti nulli võtta, on ju. Tema annab, on ju. Mina näen kodus, kui pööraseks laps läheb algest, noh, nagu tavalisest suhkrust. Noh. Internetis on isegi olnud videoid, et näiteks laps joob esimest korda mingisugust seda värvilist jooki. Mingid slashit, mingid. Ja kuidas silmad lähevad ja nüüd hakkab pärisema ja siis vanemad võtta filmid, appi kui nunnuvad, esimest korda sai omale suhkrujooki, on ju. Mis seal nunnut on? Ta tegid just uue sõltlase meile juurde, on ju. Et see on nagu päris kohutav ja täpselt, kui vanemad ilmselt on oma laste peal ka nagu tähele pannud, et peale mingit jäätist, torti, kommi söömist, kuidas laps tegelikult muutub. Kõik siuksed ärevused ja täpselt käitumishäired ja probleemid ja asjad, mis nagu sellega kaasnevad, et huvitav. Jaa, absoluutselt. Ma teen nüüd ise ka, kuna õnnelik lapsseminar meil jäi ära, sest et see ei tulnud sellises viisis kokku nii-öelda nagu, noh, see nagu praegu on keeruline seminaride korraldamisega. Ma teen lastevanematele ka, teen 9 osalise veebiseminari, kus me võtame siis 3 osa kehale, lapse keha, füüsilise tervise hoidmiseks,
kuidas hoida lapse emotsionaalset tervist 3 osa ja kuidas hoida lapse vaimset tervist. Et kui sa päriselt tahad, et su laps nagu saaks, oleks maksimaalselt igas mõttes, saad aru, et tast tõesti kasvaks see terve, tugev, tark, võimekas inimene, et siis see ei ole need viisid seda kasvatada, kuidas siin nagu selles maatriksis seda tehakse. Need on hoopis teised aspektid. Pööra kõik ümber, on ju. Jaa, et oktoobris me alustame, päris toredad esinejad on, et Sergei Saadi on ka praegu öelnud, on ju, et ma võtan sinna teised ka ja räägimegi läbi, kuidas last tõesti kõikidel tasanditel toetada. Et see on nagu nii oluline minu meelest. Väga, väga oluline. Jaa, absoluutselt. Aga Katrin, sa tahtsid siia lõppu veel teha ühe soovikese, taotluse? Jaa, ma tahtsin teha ühe üleskutse, et tegelikult on nii, et ma olen valmis kõikide asjadega minema ka rahvusvahelisel turule, et ingliskeelse turule, et ammu juba näidatakse mulle seda mitmel tasandil, et raamat on tõlgitud, platvormid kõik on ette valmistatud, nii edasi, et hakata tegema ingliskeelselt podcasti, kui hakata siis raamatud maailmas jagama ja kõiki neid teadmiseid laiali viima, aga täna ma tunnen, et selleks, et seda teha, ma võin seda teha põlve otsas, alustada rahulikult nii-öelda ise kodus, aga selleks, et seda teha hästi ja suurelt, oleks tegelikult vaja mul kõrvale ühte investorit. Ja see ei ole hea tegevusprogramm, et siia peab raha panema sellest ilma jääma, et üldse mitte. Tegelikult ma olen teinud ka kokku pannud investorile väga ilusa sellise prognoosi ja pakkumise, et siia on vaja sisse panna küll mingisugune summa raha ja kui kedagi äkki kõnetab see, et sa tahaksid toetada sellist projekti, et sa tahaksid aidata neid teadmisi, et maailma viia. Ja see võib olla üks inimene, kellel on rohkem raha, võib-olla kes tahab seda teha, et siit kindlasti tuleb väga ilusti pärast ka raha tagasi, et minu pakkumine ongi see, et investor jääb sisse ja hakkab saama ka edaspidi kogu aeg protsenti, vastavalt siis sisse pandud sulmadel on erinevad protsendid, see võib olla mitu inimest, kes selle raha sisse panevad ja võib-olla ka inimesed võib-olla, kes tahavad tööga seda sisse panna, sest mina ei ole nagu super hea mingites teatud sotsiaalmeedia, mingites müükides ja asjades ja nii edasi, aga siin on igasuguseid erinevad variante. Nii et kui kellelegi kõlab, et ta võiks tahta sellesse projekti investeerida, siis te võite minu poole pöörduda, mulle kirjutada. Et ma olen leitav igalt poolt, et kas minu kodulehelt, Facebookist või jah, nii et kui keegi tunneb, et see tema südames jäi kõlama, siis andke märku. Aga selle ilusa pöördumisega, siis ma arvan, et tänane podcast võikski meil lõppeda ja meil kindlasti tuleb veel väga palju põnevaid osasid. Et 6 korra teeme nii nagu oma silmad on tavaliselt teinud, Angela teeb oma podcast'e iga nädal, aga ma arvan, et me võtame 6 korra suurema teema ja siis võtame selle läbi. Just. Kohtumiseni!